Tere, kallid sõbrad! Paljud inimesed on juba pikka aega vaielnud selle üle, kas vaimsus ja kõrgemad teadmised on üldse olemas. Kuidas maailm toimib või on see lihtsalt väljamõeldis ja juhuslik? Juhuslik plahvatus, juhuslik elu, juhuslikud inimesed, juhuslikud sündmused või pole see ikkagi juhuslik? Planeedil leidub inimesi, kes on sellest teemast väga huvitatud ja on inimesi, kes vastupidi on valmis rääkima ükskõik millest, ainult mitte süvenema nendesse elustruktuuri uurimise protsessidesse, inimese olemusse, sündmuste reaalsuse kujunemisse. Nad on valmis veendunult rääkima, et neil on õigus ja selliseid teadmisi ei ole olemas. Ja need teadmised, mida me inimestele anname, leiavad teaduslikku kinnitust. Kuid sellest hoolimata tõestavad paljud inimesed endiselt illusoorset õigsust ja et see on kõik vale, see on kõik illusioon, meid see ei huvita ja me võime tõestada vastupidist. Teeme selgeks, miks on planeedil nii palju inimesi, kes ei tunnista teadust ja nende suuri teaduslikke avastusi, mis on praegu juba kogu maailmale teada. Niisiis, hing on arenenud juba pikka aega. Siia planeedile sünnivad erinevad inimesed ning nad segunevad sotsiaalses elus teineteisega, kellel on ka erinev hing. Ühed hinged on oma evolutsiooniprotsessi juba ammu alustanud ja nad on juba väga palju materiaalset maist füsioloogilist kogemust omandanud, et see elu on küll huvitav, kuid siiski sellest ei piisa. Nad tahavad veelgi minna sügavamale ja täpselt teada saada, kuidas on maailm üles ehitatud, mis on osakesed, mis on sügav teadlikkus, mis on kõrgem meel, mis on inimese osa selles maailmas ja kuidas ta on seotud või mitte seotud selle maailmaga, kuidas ta juhib või ei juhi oma elu. Ta tahab teada tõelist tõde. Need on need inimesed, kelle hinged on palju sajandeid evolutsioneerunud sellel planeedil. Nende hulgas on hingi, kes on noored hinged ja need küsimused neid absoluutselt ei huvita. Inimese elu ja kujunemise jooksul on neil väga kitsas teadvus, kuna nad ei ole jõudnud seda veel laiendada elatud kogemusliku elude jooksul. Neid nimetatakse noorteks hingedeks, kuigi see väljend ei ole päris õige. Kõigil hingedel on antud absoluutselt sama ajaprotsess. Noori ja juba küpsenud hingi määratakse nende kogemuste hulga järgi. See oleneb inimese enda sisemisest seisundist ja te näete oma elus inimesi, kes on väga aktiivsed, impulsiivsed, tahtejõulised. Need on inimesed, kes soovivad seda maist materiaalset kogemust võimalikult palju saada, sest neil on seda vaja oma hinge mõistmiseks ja maksimaalseks avamiseks. Kuid on flegmaatilisi inimesi, kes ei taha midagi, ei püüdle millegi poole, unised, nõrgad, neil on raskusi, kuid nad on nende raskustega harjunud ega taha midagi oma elus muuta. Need on need inimesed, kellel on väga vähe kogemusi. See tähendab, et nende aju töötab nõrgalt ning neil on kitsas teadvus ja inimene tajub seda maailma kitsa teadvuse prisma läbi. Sellel inimesel on nõrk tahtekeskus. Käbinääre ajuripats hüpotalaamus on ajus olemas, kuid nad ei tööta täisvõimsusel, sest neil pole seda jõudu. Neid see elu eriti ei huvita. Nad nõuavad naudinguid, tahavad end millegagi rõõmustada, kuid süveneda enda ja kõigi protsesside uurimisse ei paku neile huvi. Selliseid inimesi on väga palju, mu sõbrad. Nad evolutsioneeruvad samuti, kuid arenevad aeglaselt.
kes on selles süüdi, aga see on iga inimese enda valik. On ju vaba tahte ja valikuõiguse seadus, kus iga inimene valib, kas ta evolutsioneerub kiiresti, impulsiivselt või venitab evolutsiooni kui kummi. Nii nad venitavad pikki epohhe ja sajandeid. Siin ongi üks põhjus, mis selgitab paljude inimeste seisundit ja seepärast need inimesed, kes on nõrgad, unised, laisad, neid ei huvita need teadmised. Jah, nad tahavad tulemusi ning kaasaegne maailm ütleb neile, kui oled tugev, siis kõrvalda enda ees kõndija ja sa saavutad soovitud tulemusi või kui sa oled füüsiliselt tugev, siis mine võta nõrkadelt ära ning sa omastad selle, mis nõrgal oli, sest sa oled ju füüsiliselt tugevam. Jah, paljud inimesed on sellest huvitatud ja nad arvavad, et soovitud eesmärgi saavutamine on nii lihtne, kuid see on illusioon, mu sõbrad. See on pettus, see on tee kuristikku. Tee ei kuskile, see on tee, mis viib inimkonna kuritegelikku eluseisundisse, mida me põhimõtteliselt praegu ka näeme. See on isegi muutunud elunormiks teatud inimeste elufilosoofiaks. See viitab sellele, et need inimesed ei ole vaimselt arenenud. Nende teadvus on kitsas ja nad ei saa teadmisi laiendada ega arendada huvi millegi enama, parima, kõrgema teadmise vastu, ehk nad on primitiivsed. Neil on oma kitsas kokkusurutud teadvus ning selle kitsa kokkusurutud teadvuse prismal nad elavadki oma elu. Jah, neil on ka vaja elada ja nad elavad nii, nagu oskavad. Loomulikult need inimesed lükkavad tagasi igasugused teadmised, igasuguse teaduse, kvantfüüsika, igasuguse teadvuse alkeemia ja üldiselt teadvuse kui sellise. Nad lükkavad tagasi kõrgema meele olemasolu, kes selle kõik üldiselt lõi. Ühesõnaga, nad lükkavad kõik tagasi, kuna nende teadvus pole võimeline vastu võtma neid tõelisi teadmisi. Seetõttu, mu sõbrad, tõde ja tõelised teadmised ei ole tõesti kõigile. Need on ainult neile inimestele, kes on valinud arengutee. Ja need on inimesed, kellel on juba mitmekülgne arvukas elukogemus. Kui nad siia maailma taas sünnivad, siis neid ei huvita enam mingisugused jõukatsumised, tülid, skandaalid, probleemid. Neid huvitab enese tundma õppimine, teadus, oma võimete laiendamine, ülivõimete avamine ja oma kõigi võimete suunamine oma elu parandamiseks, sest kõik tahavad hästi elada, need, kes pole arenenud ja need, kes on pikka aega oma hinge arendanud. Mu sõbrad, ma võin öelda oma kogemusest, et meie juurde tulevad inimesed, kellel on juba, ütleme, selline arusaam hingeküpsusest ning need inimesed janunevad teada saada kõrgemat. Nad tahavad mõista ja õppida, kuidas kõik toimib. Nad tahavad lahendada probleemid, sest siin maailmas on peaaegu kõikidel inimestel probleemid ning need probleemid nõuavad lahendamist ja just need probleemid sunnivad neid edasi liikuma. Kuid need inimesed saavad aru, et nad tahavad hästi elada ja miks ma ei või siis hästi elada. Olen ju looja ja looja kõrgema meele looming. Miks ma peaksin siin maailmas kannatama? Miks ma ei peaks olema terve? Kas ma pean olema vaene ja kerjus? Ma ei taha ju seda, kuna ma olen looja looming. Kas ma pean elama ja kannatama nüüd nende raskuste all? Need inimesed on meie õpilased. Kuid mu sõbrad, ka siin võib olla aga. On nii, et inimene on selleks valmis ja esitab endale selliseid küsimusi ning teeb endaga tööd, kuid pole jõudnud need isekad programmid läbi elada, kus inimene ihkab elada
kellegi teise kulul ning tahab väga kiiret tulemust, ehk on palju inimesi, kes eriti ei taha pingutada ning nad ei taha pidevalt teha endaga tööd. Nad tahavad kergelt kiireid tulemusi. Jah, need inimesed satuvad meie juurde. Nad on probleemides ning paluvad kõrgemalt meelelt abi olukorra lahendamiseks ja tervenemiseks, kui inimene on väga haige. See on muidugi arusaadav. Üldiselt nendele abipalvetele vastavad kõrgemad vaimsed olendid, kes näevad selliste inimeste kiirgust. Need inimesed hakkavad kiirgama teatud abipalve järele ning need inimesed tulevad meie juurde. Neile näidatakse meie saateid, meie kirjutatud raamatuid. Minu õpilaste poolt saavad nad ka infot, kes õpivad meil ning omavad ka suurepäraseid tulemusi. Kuid nad tulevad ikkagi saama kerget ja lihtsat saaki. Me anname neile teekonna alguses ikkagi võimaluse saada teadmisi, praktikaid, metoodikaid ja tulemusi saavutavad absoluutselt kõik. Kuid pärast tekib inimesesse alateadlik väiklane soov saada kiirelt tulemusi, aga oma pahedega nad ei soovi eriti tööd teha. Teadmised, mida me anname, esitavad ju nõudmised, et on vaja endas kord luua. Inimene peab muutuma teistsuguseks, ta peab vaatama maailma teistsuguse pilguga ja paljud inimesed ei taha seda teha. Ja tee, mis tahad, nad ei taha seda teha. Mitte ei taha, täitsa kahju. Ja just. Jah, meil on selliseid õpilasi, kes on palju raamatuid lugenud, teavad palju, aga nad lihtsalt ei taha endaga tööd teha. Sellistel inimestel on teadmised, kuid teha keelduvad. Nad keelduvad vastamast tõelistele teadmistele, mida nad on juba kuulnud või lugenud. Nad ei taha selle seisundiga resonantsi minna. Nad ei taha muutuda, aga kui tahavad tulemusi. Kuid see ju ei ühildu, mu sõbrad. See ei sobi kokku arenguga, tõelise olekuga. Selleks, et saaksite selle maailma kõrgema tulemuse ja kõrgema hüve, peate saama looja sarnaseks. Te peate õppima, kuidas õigesti luua oma hea elu. Hea elu on võimeline looma ainult hea inimene. Aga hea inimene on lahke, kohusetundlik, avatud ja puhas nagu laps. Hinges ilma kavala omakasu püüdmatuseta, ilma keerutamiseta. See inimene on jumalik inimene. Ainult selline inimene väärib oma elus suuri imesid. Ma olen märganud, et mul on õpilasi, kes saavutavad selliseid suuri tulemusi, kuid alguses siia tulles ma vaatan inimest ja mõtlen, et issand Jumal, kui palju peab see inimene tööd tegema, kui palju ta peab endas muutma, kui palju on ta valesti käitunud. Aga hinges valitseb puhtus, nii me käärime mõlemad käisid üles ja alustame tõusuteed. Ja te teate, mu sõbrad, iga minu kursuse ja iga õppetunni, iga päevaga ma näen, kuidas mu õpilased puhkevad õitsele, kuidas nende hinged avanevad, kuidas kõik muutub. Lapsed, kes varem ei kuuletunud, ei kuulanud vanemate sõna, kes ei leidnud ennast elus, hakkavad kuuletuma, hakkavad muutuma. Nad tulevad õppima, õpivad kogu perega ning toovad need teadmised oma ellu ja rakendavad neid.
kõik muutub nende inimeste teadvuses ja kõik avaneb. Ja ma näen nende inimeste rõõmu ja see rõõm tuleb kogu hingest, sest nende hinged on puhtad. Kui inimene on omakasu peale väljas ja ta on seda kogunud paljude elude jooksul, siis tal on väga raske sellest kiiresti lahti saada. Me saame sellest aru. Ta vajab selleks aega ja sellise inimese jaoks õppetöö ajaliselt pikeneb. No ja see on mõistetav, mu sõbrad. Jah, tal on rohkem aega vaja, aga me ei mõista mitte mingil juhul sellist inimest hukka ja ei põlga teda ära. Me mõistame neid ja pöörame veelgi rohkem tähelepanu sellisele inimesele ning talle antakse rohkem aega õppimisele, kuid ta liigub samuti ja on õpihimuline. Te teate, selle õppimise juures on kõige tähtsam jääda truuks ja pühendunuks nendele teadmistele. Aga kui inimene õpib ja on pühendunud kõrgemale meelele, ta võib läbida teatud õppetunnid, kuid võib saabuda aeg, mil õpilane ei suuda ja ei saa töötada õpetajaga. Me näeme, mis ümberringi toimub. Ja kui looja loob minu ustavale ja pühendunud õpilasele sellised reaalsuse elus, sellised protsessi, et ta saab võimaluse õpingute jätkamiseks ja ainult sel juhul, kui see õpilane säilitab oma usu ja pühendamise õpetaja vastu. Tõepoolest, mu sõbrad, meile järgnevad ainult ustavad ja pühendunud. Ainult sellised õpilased saavad kingitusi kõrgemalt poolt. Ainult sellised muudavad ülevaks oma elu ja kõigest hoolimata puhkevad õitsele kui kevadine kirsiaed. Õnne ja veendumisi teile!